See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on tagasi ja seekord sõna otses mõttes, sellepärast et tähelepanelik kuulaja pani tähele, et eelmine nädal saadet ei toimunud, sest ma läksin puhkusele ja ma unustasin teile seda öelda ja vabandan selle pärast, küll aga võin teile öelda, et puhkus oli väga mõnus ja seda soovitan kõigile. Sa räägid sellest veel pärast pikemalt? Ma räägin natukene ikka tuleb rääkida. Nii, aga tuled puhkuselt tagasi, peaks olema rõõmus, rõõsa, nägema kõike läbi roosade prillide, ei näe, ma tahtsin lihtsalt, mul oli eile millegipärast tahaks öelda, et esmaspäev tegelikult oli ju, vaata meil siin mingid pühad, ühesõnaga päeval nagu liikluses läks kõik väga halvasti ja see kõik tuleneb lihtsalt teistest inimestest, loomulikult, mitte must endast. Ma lihtsalt tahtsin panna südamete, et kui me oleme siin varasemates saadetes rääkinud sellest, et kohati läheb see nii-öelda parkimiskreetinism üle võlli, ehk et iga nagu kuskil laial kõnniteel korraks peatunud autot võib-olla ei peaks nii-öelda vihkama elu lõpuni, et äkki on valita mingi muu võitluse, siis ma nüüd mõnes mõttes räägin endal vastu, sest mina eile tegelesin ikkagi sellega, et ühte inimest käisin hästi viisakalt korrale kutsumas ja ühtedele kutsusin mupo. Ja loomulikult teed sa seda ikkagi alati oma kodutänavas. Aga lihtsalt saage, et nagu valesti parkimisel on vahe. Ja see, kui mu kodutänavas, mitte see, et mitte nimbi, et not in my backyard, vaid lihtsalt vaadake, kus te valesti parkite. Ja minu kodu juures lihtsalt on 2 kohta, kus see parkimise keeld on selles mõttes õigustatud, sest sa lihtsalt ei näe tänavast välja sõita, kui see parkimise keelumärgist edasi on 2 autot ennast veel parkinud. Pidame seda, et mul tekib selline, mul lihtsalt teoreetiliselt ei ole, ma lihtsalt hakkan oma auto nina sealt niimoodi välja panema 10 sentimeetri haaval lootes, et sealt tagasi, ja teine üks koht on selgelt ülekäigu raja ees. Ja loomulikult mu oma lapsed, aga ka 10 ja 100 teised Kalamaja lapsed. Ja kui sa pargid oma auto ülekäigu raja ette, siis see last sealt tagant ei ole näha. Saage sellest aru. Ehk minu üleskutse, ma kaua siin ei rändi, on see, et kui te olete otsustanud teha väikest sikku, siis kõigepealt vaadake, et ega see ohtlik ei ole. Ja siis mõelge edasi, et kas te olete trahviks valmis või mitte. Ja teine juhtum oli lihtsalt see, kui suure poe parklas üks daam otsustas tekitada 3. parkimisrea, sellega nagu nii-öelda siis keskmine auto kinni parkida. Ma oli siin kõrval, istusin autost, tulin välja, ütlesin, et vabandust, et siin ei ole, et vaadake, et siin on need parkimiskohad on siia märgitud. Parkid üldse nagu sind kinni on ju? Üks auto oli mind ka kinni parkinud ja sellepärast ma teadsin, ma olin ennast eemale liigutanud ja ma läksin viisakalt, ma ütlesin, vabandust, et siin ei ole parkimiskohta, ma ei lennanud peale. Ja see tädi ilmselt olukorrast nii häirituna vihastas ja ütles mulle, et sai su päev nüüd parem või? Ei saanud, jah? Ei, tegelikult ei saanud, ma tahtsin lihtsalt sulle öelda, et sa pargid inimese kinni, sa paned ta lõksu, aga selge, ei olnud mul hea päev, ei olnud sellel tädil hea päev. Kuidas sinu päev oli? Minu päev oli väga hea, ma Kalamajas parkisin terve nädalavahetus väga kenasti õiges kohas, ei olnud mingit muret ja selles tsoonis, kus ei olnud ka parkimisest raha ei küsita. Mul oli väga hea, aitäh, tänud küsimast. Aga tegelikult ma tahtsin rääkida ikkagi sellest automaksust, et me räägime pärast sellest pikemast, sellest Transpordiameti plaanist, kavast. Kas me räägime sellest kuni järgmise aasta 20 juulikuuni? Ja, sest see on oluline, see läheb sinu rahakoti kallale. Aga ma tahtsin enne rääkida sellest, et väga naljaks on ikka see, et see asi jõuab need pöörded ära võtta ikkagi see, et te ise olete vaesed. Et kui esimeses stuudios küsiti siis uue rahandusminister Mart Võrklaeva käest, et mida siis peaks tegema inimene, kellel on 98. aasta Audi on ju. 92. 92, jah. Ja et ikkagi lihtne vastus oli see, et peaks vahetama selle mingi säästlikma auto vastu. Et siin just nüüd täna sai alguse see kastirataste kampaania, et see maal olev inimene, et selle 92. aasta Audi eest ilmselt, kui see midagi väga rariteetset ei ole, siis seda kastiratast ka ei saa tegelikult. Aga sellepärast mul tuli meelde see, et see on hästi legendaarne asi, on see, kui Sony kuulutas välja enda PlayStation 3 mängukonsooli ja see maksis, üks oli mingi mõttetu ja odav versioon, aga teine oli seal normaalne ja see maksis $600 ja see oli nagu ulme hind. Et see oli aastal 2006, nii et tänapäevase väärtuses on ilmselt üle $1000
inflatsiooniga, aga lihtsalt see oli see, et siis küsiti Sony juhi käest laval, et noh, et see on päris kallis ja siis ta vastas pikalt ja põhjalikult, et põhimõtteliselt see ei olegi kõigile mõeldud, te olete ise vaesed ja võib-olla peaksite mõtlema teise töökoha hankimise peale. Et täpselt mul tuli nagu see meelde, et ikka suudeti nagu sinna ära minna. Ühesõnaga Võrklaeva mõttest ma ise ei olnud seda jälginud, sain tagasi tulles teada, oli siis see, et ostke, et nagu saage oma vanast Audist lahti, 92-sest, meil olid ju need vanad autod siin testis just 1000 eurosed, kui sul on tõesti see Audi on roostevaba, siis ma ütleks, ja ta ei ole rariteet, sest ma tean ühte sõpra, kes mul just ostis 92 aasta Audi 5-kohalise summa eest, aga kui me räägime ilmselt seda nii-öelda maainimese Audist, siis või ma ei tea, üks 500 kuni 800 eurot saaks selle auto eest. Ja Võrklaev soovitas siis vahetada see välja uue või säästliku auto? Lihtsalt säästlikuma, et ta ei pea et juhul, kui tuleb nagu CO2 või mingi põhine maks. Selleks seos muidugi, aga me räägime tegelikult saate lõpus sellest automaksust. Ei, me räägime kohe sellest, me räägime kohe sellest. Me räägime kohe. Läheme kohe selle peale üle. Läheme selle kohe peale. Lihtsalt ma tahtsin, et me oleme saanud ka kirju kuulajatelt ja ma olen sellest väga tänulik ja kõiki ideid mõned ideed jäävad meil tihti niimoodi backlogi või ühesõnaga arhiivi, et me kohe võib-olla ei kajasta, aga mingi hetk ma käin nad läbi ja siis tuleb hea mõte. Aga tuleb ka kirju, et see automaks ja siis ikkagi CO2 ja mul on nagu selles mõttes, et nagu ma ise ei ole selle automaksu peale üldse närvi läinud, et mille järgi ja kuidas, eks ma jõuan ju järgmine suvi minna, mis siin nagu üldse nagu selles mõttes närvi minna, et see maks ei ole rohemaks, see ei ole selleks, et meie elu nagu autode mõttes, see oli lihtsalt praegult see maks tuleb selle pärast, et meil oli 120 miljonit puudu ja nüüd üritatakse see lihtsalt kuidagi nagu hiljem, minu arust mõnes mõttes nagu PR-fopa, et oleks võinud siis sellega mingi Q2, et kui sul ikkagi mingi ideed ära disainitud ja siis üritatakse sellele külge pookida nüüd, et see on ikkagi CO, nagu et mingit rohemõõdet, et seda rohemõõdet ei ole seal algusest peale olnud ja kui see tuleb, siis on see lihtsalt sinna jõuga pandud, et see ilusam välja paistaks. See maks on lihtsalt sellepärast, et raha oli puudu. Jah, aga räägime nüüd sellest Transpordiameti plaanist täpselt, kus tuli nüüd välja, et mis siis seal täpselt rohelist on. Eelmine nädal nii-öelda lekkis see Transpordiameti memo, et siin tasub nagu tähele panna seda, et sellised asjad juhtuvad nagu pigem siis, kui on vaja testida, et mitte poliitikud ei ütle täpselt välja, kuidas see asi hakkab käima, vaid kuskilt ametniku laual tuleb mingi paber, et tegelikult see on meil siin selline töödokument ja ega siin lihtsalt üks ettepanek on ju ja siis näha, et kuidas rahvas selle ettepaneku vastu võtab ja siis poliitikud vaatavad, et kas tasub nagu selle ideega edasi minna või tasub seda natuke edasi disainida. Aga selle puhul siis on niiviisi, et maks tuleks uuele autole, alustuseks uue auto registreerimisel ja või kasutatud ka samamoodi, ühesõnaga auto registreerimismaks ja autodel, millel on siis CO2 gramme kilomeetri kohta alla 120 ei peaks midagi maksma ja üle 120 siis astmete kaupa peaks hakkama maksma 120 alates siis 1440, 200 puhul 2400 ja 300 puhul 3600. Selle puhul päris paljud autod tegelikult ei pea midagi maksma, ehk siis elektriautod ei maksa midagi ja siis tõesti need autod, millel on väga madal CO2 heide, need ei pea maksma, pluss ei pea siis ka maksma pistikhübriidid. Nemad ka pääsevad sellest. Aga okei, siin tasub arvestada seda, et nüüd sellepärast ilmselt endale pistikhübriidi osta ei tasu, sest pistikhübriid on kallim kui see 1440 või 2000 eurot automaksu. Ja see ka, et lähiaastatel Euroopa Liidus pistikhübriidide kütusekulu mõõtmissüsteem muutub ka, nii et see... Ja siin on nagu huvitav vaadata täpselt, et mis nagu jäävad Transpordiameti enda näidete kohas, et ma ei ole ise neid üle kontrollinud, jäävad siia alla, ongi siis Toyota Yarist, Corolla, Octavia ka, isegi natuke üllatuselikult. Ma ka vaatan praegu, sest ma näen esimest korda seda tabelit, et Volvo V40, Volvo XC40 jäävad siis alla, mis on siis maksust vabad ja siis seal maksu peal täpselt on ju Škodane, Fabia, Kamiq, Renault Clio, Ford Focus, okei, seda vist uuena väga ei liigugi või liigub? Natuke ikka, aga noh. Ja Camry, et
mis siin nagu see küsimus minu jaoks on see, et kus kohas see 120 grammi nagu tuleb, et kus kohas see vai on löödud, kas see on nüüd rohkem see, et meil on vaja kokku 120 miljonit ja siis lihtsalt, et kuskile peame selle vaia lööma, et need liiga palju autosid nagu selle alla ei jääks, aga ka ikkagi kuskil peab see rohe eesmärk olema, et selle eesmärk siis Transpordiameti jaoks just ongi see, et jah, et toodaks riiki sisse rohkem vähem saastavamaid eks see on võetud mingid varasemad, kas äkki, kui praegult on see euro nõue, mille pealt autofirmad peavad nagu siis trahve maksma, on see 95. Vot see ei ole sama, ei ole, aga äkki see oli mingi varasem euro nõue, et nad on ikkagi võtnud mingi asja aluseks või võtnud mõne teise riigi pealt, et jah, siin on muidugi välja toodud ka see tagumise otsa, et näiteks 300 CO2 300 grammi on näiteks Mercedes Sprinter, aga ma arvan, et tarbesõidukitele, ma usun, tehakse mingi 180 grammist tegelikult. Jah, muutub siin midagi. Ja. Aga siis tuleks teine asi, see on nüüd nagu esimene asi, see on see registreerimismaks, siis tuleks see aastapõhine maks. Ja aastapõhine maks on samamoodi need, mis on alla 120 CO2 grammi kilomeetri kohta, nemad siis oleksid maksust vabad ja üle 120 hakkaksid maksma. Siin on muidugi naljakas see, et ühes kohas on Octavia nagu allpool 120 ja teisel pool ülalpool. See on hästi, ma arvan, et see on natuke hakkab seal olenema ka nüüd uute autode müügi puhul, seal võib hakata tegema, kui see nii läheks, see on lihtsalt ju, see on ju plaan, ega see ei ole, on see, et üks automüüja mulle rääkis, et tegelikult on neil omal ka tabelid, ma ei tea, kas see kõigil, et mida, ühesõnaga, et iga lisavarustuse element on tegelikult oma CO2 väärtusega, mis tähendab seda, et kui sa hakkad omale autole X, aga pange mulle siia alla need küljelaiendid, aga pange mulle parem helisüsteem, siis tegelikult minu teada siis Transpordiameti sinna valikusse läheb see CO2 mitte nagu selle järgi, mis on paberi peal, vaid ikkagi konkreetse auto oma. Ja seal on siis niiviisi, et see sama 120 grammi pealt oleks 72 eurot aastas, 200 grammi pealt 120 ja 300 pealt siis 180 eurot aastas. No ei ole suur summa on ju, tegelikult nii võttes on ju. Ja võib-olla isegi selle 92. aasta Audi kuskile siia paigutab ära niiviisi, et ei ole nagu päris vaeseks ei jää. Aga mis selle asja isegi võib-olla minu jaoks nagu tüütumaks teeb, on see, et mis hetkel ja kuidas see maksustamine käib. See tähendab seda, et kõigepealt, kui sul on auto, kõigepealt sa pead ära maksma automaksu, selle aastase automaksu. Seal on veel piletisüsteemid, et on ju, et kui sa nagu talvel enda hobiautoga ei sõida, siis sa talvel maksma ei pea, kõlab juba nagu tüütu ja keeruline süsteem, aga enne, kui sa üldse liikluskindlustust saad teha, pead sa ära maksma automaksu, siis liikluskindlustus ja siis kasko, kui saad. Aga lihtsalt see kõlab nagu nii tüütu süsteemina, et kas seda nagu seda makset ei saaks kuidagi, ma ei tea, liikluskindlustusega ühte panna või lihtsalt, et see maksmine ei oleks, et sul oleks mingi üks asi veel, millega sa pead muretsema, millega tegelema ja lihtsalt oleks see nagu selline üks selge ja tervik ja siin on jällegi see küsimus, et kus see 120 tuleb, ei tule. Ja kas ma saan ka, kas siin on öeldud ka seda, et ma ei jõua seda pealt läbi lugeda kõike, et kas see ma saan ka nagu kuumaksuna, mitte isegi mitte sellepärast, et oma kulusid hajutada, vaid see sama, et näiteks kui ma plaanin mingit autot omada ainult pool aastat. Ja, tegelikult isegi päevapõhiselt sisuliselt, okay. Et päeva täpsusega. Ja nii, see oli nüüd teine maks ja siis on veel kolmas maks on ju, et praegu on need maksud, kus tegelikult elektriautod ja pistikud ja madala saastamisega autod pääsevad tegelikult täiestilikult. Ja siis on veel luksusautomaks. Luksusautomaks siis algaks 60 000 eurost, see on siis uue auto hind, 60 000 tegelikult pluss käibemaks ja siis sellel näite puhul siis oleks näiteks Porsche Taycanil kõige odavamal versioonil vist, mis maksab 77 000 eurot, oleks luksusautomaks 3400 eurot ja S-klassi Mercedes on siin 102 000, 6000 eurot. Et 100 000 auto pealt 6000 eurot luksusmaksu. Tuletame meelde, et tegelikult autode hinda tuleb ilmselt sisse veel ka see käibemaksu võrra tegelikult väike maksutõus niikuinii. 100 000 puhul, kas see 6000 on vahet, Taycani puhul 3400, ma ei tea, et ja kui me räägime Mercedes S-klassist, ma igaks juhuks mainin ära, et see 6000 eurot, et siin on auto hind 102 500, see on baashind, ükski Mercedes S-klass ei maksa eales 102 000 eurot, vaid me räägime pigem 150 000,
mille kõrval siis see 6000 tundub nagu palju väiksem, kui see oleks 100 000 ja luksusauto puhul muidugi siis lisandub ka veel registreerimismaks juurde. Taycani puhul ei lisandu, S-klassi puhul lisandub 2000 veel sellele 6000 juurde ja need summad on veel niikuinii suuremad, on ju. Ei nuta, ma arvan, et see luksusauto, saan aru, et Reformierakonnal sisse viia nagu rikkuse maksu on päris raske, eks ju, mitmed nende valijad võivad oma Mercedese roolis päris vihastada, võib-olla isegi mõnele oma saadikule helistada, aga suures plaanis ma natuke nagu teistmoodi nagu olen seda mõelnud selles mõttes, et me ju eeldame, et need inimesed, kes selle auto ostavad, on oma tulu legaalselt teeninud, on ju, ja need on suure tulu puhul, nad on maksnud ära ka suured maksud selle tulu teenimisel. Okei, see võib olla dividenditulu, on ju, aga võib-olla palk, võib-olla mida iganes, on tegelikult need maksud maksnud tegelikult ja nad on maksnud juba suuremad summad, kui ilmselt teised inimesed maksavad. Ja siis nagu neid veel maksustada, et minu jaoks on siin väikese põhimõtteline küsimus on ju, et need inimesed tegelikult selle suure tulu teenimisel, mille eest nad ostavad endale mingi hüve, neid on tegelikult selle eest juba väga suurelt maksustatud enne sinna jõudmist, on ju. Ma ei tea, kui palju maksustatakse ettevõtte mingid, aga see ettevõtetel on tulumaksud, kõik need nagu, neid luksusautosid ei osteta eales eraisiku nimele, ei ole makstud sealt nagu sotsiaalmaksu, et need on Vot see nüüd on eraldi teema, on ju. Siis võetakse need samad autod võetakse tööautona arvele, mille pealt täidetakse, ma teen neid jutumärke, täidetakse sõidupäevikud. Oot, aga siin võib-olla ongi see sama lahendus olemas, et ettevõtte nimedele ostetavatel luksusautodel on see maks ja eraisikul, kes on tegelikult selle tulu pealt juba makse maksnud väga kõvasti, et temal ei ole. Et ettevõtte puhul, kus tõesti neid makse ei ole makstud ja makstakse siis, ma ei tea, erisoodukat või mida iganes on ju, et seal võib-olla on see mõte. Minu jaoks on natuke lihtsalt see, et keegi, kui sina rääkisid ennem, et kust tuli see 120 grammine CO2 piir, et see 60 000, ma olen nõus, et tänapäeval jätkuvalt veel saab välja arvatud elektri, nagu 60 000 auto, kus on sul tegelikult nagu kõik oluline siis olemas, kõik vajalik, aga et miks et selle piiri võiks võib-olla ka natuke kõrgemale tõsta, sest et kui ma tahan omal ikkagi 7-kohalist, natuke paremat mingit linnamaasturit, sest ma ei tea, mul on palju lapsi, mul ei ole, aga okei, et selle luksus, ma arvan, et selle piiri paika panemine on isegi, ütleme siis, Riigikogu või valitsuse jaoks palju keerulisem ülesanne, sest iga 10 000, mis sa seal tõstad või alla seda jätad, puudutab nagu päris palju inimesi, kes siis jääb mingi auto ostmata, sest et ei taheta maksta. Aga ma ütlen, et see automaks, kui sellisel kujul praegult selle kava järgi, isegi oleme hästi pääsenud, kuigi ma vaatan registreerimismaksu, kui ma siin hiljuti just seda Soome ülevaadet tegime, see on siis esmaregistreerimisel need Škoda Octaviad. Seal on ju igal autol erinev, seal ei ole nagu fikseeritud, vaid seal on mingid 1000 eri tingimused. Siis tutikad Škoda Octaviad, siuksed 110-140 kilovatti ja need jäid, ütleme, pigem sinna natuke alla 3000 euro oli sul see esmaregistreerimise tasu, pluss aastamaks ka veel, kui sul on bensiini või diisli mootor, diisliga eriti kallis. Et selles, kui ma siit vaatan, et enamik neid Octaviaid mahuks siis selle 1440 alla. Et ikkagi poole vähem kui Soomes. Seda küll, jah, aga ega siin automüüjad on ka juba teadnud, et ega neid just see esmaregistreerimise maks, et see on nende jaoks nagu ikkagi see kõige valusam koht, et ikkagi okei, et me võime mõelda, on ju, et sa ostad siin uue auto, 35 000 ikka, on ju, ja et mis siis sinna see, võtame selle sama, ma ei tea, kõik need mõistlikud, et maksad sinna 1500 peale, et mis see siis nagu ikka ei ole, on ju, aga ma ei tea, et see on ikkagi kuskil mingi raha ja teine asi ongi siis see ikkagi, et kogu sellel asjal võiks olla ikkagi, mis on puudu sellel asjal ikkagi eesmärk puudu. Et me võime rääkida sellisest üldisest roheasjast,
aga mis selle rahaga siis tehakse see, et meil elu oleks rohelisem, kas pannakse kuskile, istutatakse puid või pannakse lindude pesakaste või ehitatakse siis teid või ma saan aru, 20 miljonit tee-ehituse mõttes on tegelikult suhteliselt väike raha. Ehitataksegi Kõrvemaale läbi Jussi Lagendikku mitte 1 tankitee, vaid 3. No 3 suurt, tead, kallis on tankitee läbi Kõrvemaa ehitada. Okei, jätame selle nüüd sinna paika, aga ma mõtlen, ei, mõtlen päriselt, et parandaks kuskil teid, et samas võetakse just oli uudis, on ju, et teehoiu raha või see aasta parandatakse teid 5% võrra vähem kui varem ja ülejärgmine aasta, põhimõtteliselt lõpeb parandamine üldse ära, et kui natukene liialdada, aga et võiks siis nagu kuskil olla mingi selge eesmärk, et kuhu see raha läheb, mitte see raha lihtsalt, et me paneme selle jah, et mingi lubadus, selles mõttes küll, et mingi lubadus küll jah, et ikkagi sellest automaksu 120-st võtame me riigi üldkulude katteks, ma ei tea, protsendi X ja ütleme 80 miljonit läheb selgelt ainult nagu autodega seotud kulude katteks. Selles mõttes on sul, jah, loogika on taga, aga kuniks nad ei ole seda maksu disaininud, nad ilmselt ei ütlegi midagi välja. No minu autol ma just vaatan, et läheks siis aastamaks oleks 96 eurot aastas, see suht ei ole nagu mitte midagi, aga lihtsalt mul oleks endal nagu ju hea tunne, kui ma nüüd saaks indulgentsi, et näed, selle eest istutatakse 96 euro eest saaks päris palju puid istutada. Siin on üks asi, mis siin on praegult ei ole vist sees, mida siis tuleb disainida, on see, et mida teha täpselt mitte nii vana autoga kui sinul, kuigi sul on, mis sul on 2015. Sinu oma andmed on olemas, aga väidetavalt Euro 4. Ei, Euro 5 on. Et väidetavalt ei tegelikult allapoole kui aasta 2012 Transpordiametil tegelikult puuduvad nagu adekvaatsed andmed selle kohta, mis ühe auto Audi puhul see võib olla, kui see väga tihe mootor enam ei ole, see võib olla 500 grammi, see võib kõik olla, et mida tehakse siis tegelikult nende, et millisesse ma võin ka vaadata, et mul on siin mingi... Ei, väga lihtne on tegelikult, selles mõttes, kui andmeid ei ole, ega siis ei saa ju maksu koguda. Just, siis nad ju ei heita kui selle põhjal tehakse, või kõige valusam on see, et kui lajatataksegi siis selle maksimummääraga, sest et tõenäoliselt on see väga suur reostus, kui äkki ei ole, eks ju. Või on teistpidi, kas on suur reostus, sellepärast, et kerged. Ei, selles mõttes neid ei kasutata enam, kasutatakse lõpuni, on ju, ja osteta uut autot, see on veel öpam selles mõttes. Ja tegelikult lõpuks taandub ikkagi selle, jah, et kes nagu kõige valusamini piht saab, et nüüd tuleb ära otsustada see, et mis saab nende vanade autodega, mis juba on. Selles mõttes on nagu, mida tegelikult on ka Amteljuht ja Arno Sillat aastat rääkinud, Eesti ei ole mitte kuidagi teinud mitte midagi selleks, et piirata mingi saasta sissetoomist Eestisse. Ehk et nagu ükskõik milline romu kuskilt sealt Euroopast on veel liikunud läbi mitme riigi, on ammu ära surnud, ütleme Saksamaa mõistes, siis meil võib ta rahulikult sisse tuua ilma mingit nagu nii-öelda keskkonnatrahvi maksmata. No ma saan ka aru, miks automüüjate esindaja, endine esindaja nagu seda räägib, aga ikkagi mina ei tea. Ei lihtsalt, et ma saan aru, et kui sul on praegult mingi hea auto, võimalikult väiksed CO2 sisalduse, selle heitmega, mis on ka kirja pandud, et on väiksega, siis nüüd on see hetk, kus tuleb siis sellest kinni hoida. Ja välismaalt autode toomine järelikult siis hakkab siis, kasutatud, ma mõtlen, ühesõnaga, võiks selle teemaga nagu edasi minna veel pikalt ja laialt, aga ikkagi ma ütleksin veel lõppu seda, et sa ütlesid, et see CO2 asja vaadatakse üle ja siin juba pistikhübriidid juba pudenesid siit sõrmede vahelt läbi, on ju, et nemad maksust pääsevad, aga teistpidi ikkagi, ega need elektriautod nüüd teistpidi ei ole ka nüüd sellised, et otsast otsani rohelised, on ju, et kuskil nad sünnivad, nad kasutavad teid, neil on akud, nad on raskemad ja nii edasi, et küsimus on ikkagi, et kui me räägime ikkagi automaksust, siis räägime liikujatest teedel, parkimiskohtadest nii edasi, et mõnes mõttes kas see CO2 on lihtsalt sellepärast, et need andmed on olemas, need on mingidki andmed, mis on olemas, aga tegelikult see reaalsusele vastamine on natukene on ja natuke ei ole. Ma tea, see on veel eriti suur, et kui riik ikkagi nüüd natuke aega veel soosib elektriautot, kas või selle sama automaksu näol, riigil jälle parem, siis nad ei pea äkki toetust maksma.
enam, et saab selle dotatsiooni ära lõpetada. Selle võiks lõpetada niikuinii ära, et ja. Ehitagu aga taristut. et okei, et teid nad kulutavad, parkimiskohti võtavad, aga kas meil riigina tulevad ka mingid trahvid, kui me ei ole mingiks hetkeks, ma ei tea, umbes läinud X kogus elektriautode peale, et seal võttes riiklik mingid CO ka veel ju. Ei tea. Et äkki riigil on vaja mitte ainult nagu sellise hästi rohelise kuvandi jaoks, vaid ka reaalselt, et meie kuidagi transpordisektori CO2 heide paberil vähemalt väheneks ja meil oleks tohutu elektriautode pealetung. Võib-olla võidab sealt. Raske ja tuleb väga põnev aasta. Muidugi siin on see mure, et kui neid elektriautosid tuleb juurde, mida kindlasti juhtub, siis lihtsalt neid maksumaksjaid jääb kogu aeg iga aasta vähemaks ja siis on jälle häda, et kas me peame hakkama seda ümber disainima, seda maksu varsti, või peame siis hakkama maksu tõstma, sest siin kindlasti üks asi on see, et see aastamaks on suhteliselt madal ja see on kindlasti nagu koht, mis on siia pandud praegu sisse, et vaatame, kuidas see hinnapunkt siin rahvas selle vastu võtab ja see ei ole ju selline asi, mis nüüd on raiutud kivisse, et nii hakkab olema, et mina maksan oma kordi eest aegade lõpuni 96 eurot aastas, et see võib kindel olla, et mõne aasta pärast ma maksan 2 korda nii palju. Jah, kui nüüd hästi suurelt selle asja peale vaadata, siis mulle tundub, et see on jällegi, see on see Transpordiameti mingi esmane memo, mis kuskile lekkis, mis võidakse täiesti ümber teha, siis minu arust on see jube aus, vaata. Kõik saavad pihta, kõik selles mõttes nagu saab selle luksusauto ostja pihta ja saab see, ei säästada siin ka maainimest ja ja muuseas, pihta saab ka elektriauto omanik, sest et me oleme sinuga selle siin stuudio väliselt arutanud, võib-olla, ma ei tea, kas me stuudios selle jutuga oleme jõudnud, et ega see elektriauto ostja, kui ta otsustab automaksust pääsemiseks, osta elektriauto, siis ta maksab ju ikkagi nagu päris palju kuus raha, maksab seda käibeka, eks ju, sest et mis me siin, kui tehakse neid arvutusi, et kui soodne on elektriauto, kui sõidad nii palju kuus ja siis sa hoiad nii palju kütusarvelt kokku ja kõik see, et kuidas need automüüjad armastavad ka ju oma tabelites tuua selle võrdluse, et see tegelikult see kulu on sama, mis sisepõlemismootoriga autol. Täpselt selle hetkeni, kui sa sõidad kuus kõik need kilomeetrid täis. 2000 kilomeetrit tavaliselt, et ja kui sa otsustad 9 kuuks, et sa lähed puhkusele või mina ei tea, mitte ainult. Murad jalaluu ära. Vaat väga lihtne on ju, et minul läheb auto peale 500 eurot kuus, 250 eurot on leasing, on ju. Leasing on fikseeritud makse. See on see, mille põhjal mulle vaadatakse, palju mulle kodulaenu saab anda, et see on see makse. Et see on suur vahe, et kas on 250 või on see 500. Kas vaadatakse 500 järgi, kui suur kodulaenu mulle saab anda. Kas mul on 500 eurone igakuine fikseeritud kohustus, millest ma pääsen on sellega, et ma selle auto maha müün. Või on mul 250 fikseeritud kohustus, pluss kui mul on kuu lõpus raha otsas, siis ma ei lähe seda 2000 kilomeetrit täis sõitma, sest mul on koht, kus ma saan kokku hoida. Ja, et see ongi, et siis sa oled nagu mõnes mõttes selle auto rohkem ori, kui sa oled mingil muul moel, sellepärast, et sul on kuu lõpus jube narr siis tunne, et sa oled nagu endal selle auto ära tõestanud ja müüja on sul selle ära tõestanud, et sa tegelikult on kulu sama suur kui bensiinimootoriga autol, aga sa ei saa seda see on ainult siis, kui sa sõidad need kilomeetrid täis. Ja. Et igal juhul, ma ei tea, vaatame, hoiame siis kätt pulsil automaksul. Ma kujutan ette, et nad peaksid selle ju, ma ei tea, selle aasta lõpuks ikkagi paika panema, et saaks järgmise aasta eelarvesse juba tulud, et tulud on juba kirjas järgmise aasta eelarvesse või riigieelarve seal strateegiasse, see tuleb paika panna juba üsna varsti ja sinna läheb kindlasti see tulunumber läheb sisse, aga eks võib-olla järeldisaini veel tehakse. Nii, aga äkki jõuan millestki muust ka veel rääkida. Esiteks, hästi lühike, väga hea uudis tuli täna hommikul, mida me tegelikult pikalt ootasime ja ei teagi, miks seda nii kaua välja ei öeldud, kas seal oli ikkagi midagi lahtine, aga see aasta, see nüüd ei ole uudis, seda teab iga autosõber isegi, toimub 100 Le Mani 24 tunni sõit, mis on põhimõtteliselt kõige kuulsam võidusõit üldse. Ja eelmine aasta osales seal esimest eestlasena Martin Rump ja see aasta oli tükk aega nüüd siin, ma ei tea, mingi kuu või 2 pärast seda, kui see Proton Competitioni Porsche meeskond
2 nime ütles välja, kellest üks on siis seal see kuulus Hollywoodi näitleja Michael Fassbender. 2 nime öeldi ja 3. oli to be announced, eks ju. Ja juba pikalt, et mis seal taustal nüüd siis toimus, eks ju, et kas otsiti mingid, et noh, kes 3. sõitjast tuleb kõige suurema nagu võib-olla sponsorlusega. Aga võib-olla oli kogu aeg teada. Igatahes. Me ei ütle kõik ära, et me saame ühe teada enne veel just, teha. Täna hommikul siis anti teada, et see 3. sõitja ikkagi, noh, Martin Rump sõidab nendega koos seda sarja, aga nüüd oli just lahtine see kõige suurem 100 Le Mans, kuhu oodatakse 300 000 pealtvaatajat. Mis tähendab seda, et meie sõitja on selle aasta kahtlemata kõige suuremal mootorispordisündmusel, nii et vägev. Meil on plaan Martin Rumpiga teha ka üks intervjuu ja ta on ka siin saates varem käinud, otsige tagant järgi. Aga räägime siis mu reisist. Nii, kuidas oli? Hea oli, soe. Aga alati, kui me reisilt kõik käime, siis saab jagada seda rendiauto kogemust ja just seda, mis puudutab siis sõitmist. Ja ma ütleks, et sihtpunkt oli siis Andaluusia, Hispaania lõunaosa. Läksin lennukiga, lendasin lastega Madriidi ja sealt võtsime auto, sõitsime Sevillasse. Selline 500 kilomeetrit. Ja tagasi, siis käisime seal all nurgas veel, käisime ühesõnaga Tarifal, et käia Marokos, küll jalgsi või praamiga, et auto jäi sinna. Erinevatel põhjustel tuli mul kokku 2600 kuni 3000 kilomeetrit. Nädal aega, jah. 8 päeva. 500 sellest tuli tänu sellele, et kuna meil staap oli Sevillas, mis on sealt Tarifast 200 kilomeetrit, sõitsime Sevillas Tarifasse, et minna praamiga Marokosse päevaks. Ja kui me jõudsime Tarifasse, siis meenus meile, et Tarifa ometigi ei ole ju Euroopa Liit, me teadsime seda, et peavad olema kaasas passid, meil olid passid kaasas, aga mitte enam sellel viimasel etapil, ehk et passid jäid siis Sevillasse, ise läksime Tarifasse. Kiire plaani muutus, saime piletid ümber vahetada kella 5 selle praamil õhtul, et olgu siis Maroko ööd, et oleme siis õhtul, tulen viimase praamiga tagasi, mis tähendab seda, et mina siis sõitsin, panin pere, jätsin Tarifasse ja sõitsin 200 kilomeetrit Sevillasse ja 200 kilomeetrit tagasi. Passide järgi. Jõudsin ja tead, ma ei oska terve Hispaania kohta öelda, aga kõik need marsruudid, mis minule nagu jäid, me sõitsin, tulin pärast veel sealt läbi Granada, teist teed pidi üles Madriidi tagasi, kõik teed olid mega head. Jaa, see oli mul ka, mina käisin eelmise aasta sügisel, ma olin Barcelona ümbruses ja tegelikult ma Barcelonas ei käinud kordagi, aga seal ümbruses Kataloonias ja kõik teed olid, see teeauku ei kannab leida. No ilmselt on üks asi muidugi kliimas, neile ei sula, ei külmu, aga teine, et nad ikkagi panid, eks see maksab neile ka praegult ilmselt kogu see Euroopa rahade ja mingid võlad, kõik see, aga vähemalt neil on hea, et silmnähtavalt on midagi valmis. Ja enamik need kiirteed on nagu meil 120-ga, aga ma ütlen, see on 120 lubatud ka sellistel lõikudel, kus eestlased juba ammu ütleb, stopp, siin on meil küll nüüd 90 ala, sest meil on siin jube ohtlik. Sevillast Tarifasse, Sevillast Madriidi, vahepeal on need 80 mingid ilmselt, kus on mingid võib-olla rohkem peale sõite tuleb ja liiklusvoog on selline ühtena 140 pluss, et ei saa siin, ei hakka nüüd, et me nüüd kõik peaks Eestis ka nii kiiresti sõitma, aga ütleme, et oli jube mõnus, mis ei olnud mõnus, oli rendiauto. Mis sa rentisid, kas sa võtsid kuskilt mingit rendifirmast või võtsid sa siis nagu mingi... Ei, päris rendifirma kasutasin seda, et oleks mingi kvaliteet nagu läbi Booking, et booking.com pakub nüüd ka autorenti, mis tähendab seda, et mingi esimene filter on vahel, et ilmselt ei ole seal, et ma saan nagu midagi äkki pärast tagasi, kui keegi mul tõmbab naha üle kõrvade. Ja sealt hakkasin võtma ja algus tundus, jube odav. Nii, 7 eurot päev. Okei. Teadsin, sinna läheb kindlustus juurde, tegin diili ära, sain 14 eurot päev. Ma võtsin, nüüd me jõuame selleni, mis mind tegelikult kogu selle rendiauto businessi juures häirib, eriti autofännina. Ma võtsin Seat Arona or Similar, mis on väike Seati linnamaastur,
mis on ühtlasi siis Volkswagen, ta on vist T-Cross või siis Škoda äkki Kamiq või Škoda Karoq, kuskil seal vahel. Oleks võib-olla isegi väiksema võinud võtta, aga ma ükskord Inglismaal proovisin Peugeot 208 ja mul on ikkagi lapsed juba sellised et lihtsalt ei mahu. Lihtsalt nii, aga mis similar sulle senti? Toyota CHR, hübriid ja ei ole hea auto, vabandust. Ma olen väga paljude Toyotadega väga rahul, alates GR Yarisest, Land Cruiser loomulikult, aga ka Toyota Corolla on väga auto. Toyota Yaris Cross soovitasin ühele oma sõbrale. Miks mitte? Toyota CHR, täielik, ma ei saa sellest autost aru. Selle disain on tehtud üliefektne, maru ulme. Ja vabandust, kui lapsed tagaistmelt ei näe mitte midagi välja sellepärast, et tagauks koosneb põhiliselt ainult nagu uksest, sest tagaklaas jookseb sinna tagaukse nurka. Esiteks, kuradi, ma olen ekskursioonile nii-öelda lastega, et kogu aeg vaadake sinna, mida? Ja siis nad peavad hakkama välja küünitama. Tead, see on see, et sa jõuad mingi kell 3 Madridis, tead, sul on veel 5 tundi, ma jõudsin selle auto kõrvale ja siis ma sain, bloody hell, see on see CHR. See oleks ja kui me räägime sellest hübriidindusest, nüüd saab jubedalt kokku hoida vähemalt. Kui sa vaatad Seat Aronat, jube suured tagaaknad. Jaa, aga ma enda Arona vahetasin ümber selle pärast. Sul oli vist sul mingi mootori tuli. Ja ta midagi seal popsus ja siis ma T-Rocki sain asemele. Aga lihtsalt, mis mulle sellega endal meelde tuli, oli see, et ma läksin lennujaamas, võtsin selle rendi asja, ma vaatasin, 4 rendifirmat on seal. Ja siis reaalselt, see oli see Girona lennujaam ja seal oli üks aken, kus on 4 silti rendi all, et ilmselt enam-vähem samu autosid sealt anti ka. Ei, mul tundub, et see Madridil, ma ei tea, äkki see on jällegi kellegi alla kuuluv odav, see on mingi Record Go ja seal oli järjest niimoodi, et tohutu lennujaam, aga millegipärast selle hetkel, kui mina läksin, mul oli ette bukitud, siis kõik Avis, Hertz, Europcar, nagu tüübid istusid oma putkades nagu nokkist hambaid ja Record Go taga saba, et võib-olla nad ongi siis odavam. See bookingu teema on seal täpselt. Võib-olla siis tõesti, et nemad bookingusse läinud. Ühesõnaga, aga mis puudutab seda siis hübriidindust ja niimoodi, et vabandust, aga kui me sõidame kiirteedel ja ta on 120 pluss kiirused ja seal on tihti mäest ülesse, ma ei saavutanud mitte ligilähedaseltki seda kulu, mida tehas arvab, mul oli kindlasti see üle 7 ja see on arusaadav sellepärast, et enamus aega on see aku sealt tühi, sest et ma lasen nagu see auto, eks tal vist on, ma vaatasin saadet 118 hobujõudu äkki. 118 hobujõudu on? Jaa, ta ei ole võimas auto. Okay. Aga välja näeb selline nagu tahaks olla. Ja sellel bensiinimootoril on veel vähem. See on nagu kokku selle hübriidsüsteemi nagu. Ja saad aru, oli hetk, kus ma sõidan mäest üles kiirteel, mitte kuskil mägede vahel nokkides. Läheb 3 rida kiirteed. Mul on gaas põhjas ja see auto ei lähe üle 130. See on täpselt see, nagu sa võtaksid mingist nagu Fiat 500 viimast välja. Kui sul on vaja kiirendada, vaata, sul on mõnikord nagu, seal on ka ikkagi kord on päris hästi majas, et sa vasakus reas ei nokerda. Ja tahaks siis ruttu teha oma möödasõidu ära nagu. Ja siis me jõuame selle CVT kastini, selle variaator kastini, mis kui sa hakkad seda möödasõitu tegema, sa lööd gaasi põhja, ma ei hakka see mikrofoni karjuma, lihtsalt see CVT kast, see auto hakkab karjuma ja mitte midagi ei juhtu. Samamoodi mäest üles minnes või kui sa teed mäest alla minnes, panned selle regeneratiivse peale, siis ei saa kast ka midagi aru, mul oli selline tunne, et kui see oleks manuaal, siis tähendab seda, nagu ma sõidaks mäest alla teise käiguga, see lihtsalt niimoodi karjus. Et jaa, ma ei tea, võib-olla ma räägiks, kui ma oleks saanud selle Seat Arona, samamoodi, et mis kõik halvasti oli, kindlasti oleks olnud mingi 1-liitrise mootoriga, samamoodi, mäest üles 130 käiks ju ei lähe, aga üldiselt Toyotal see CHR seal valikus, eriti kuna neil on nii palju tulnud sinna palju mõistlikumaid autosid, CHR, ma lihtsalt loodan, et see on viimane põlvkond, mis praegult müüakse, sest lihtsalt see disain, vabandust, aga minust see on
mina käisin ükskord Fiat Pandaga, kus oli 5 inimest sees ja mägedes ja siis oli pigem see, et olidki rõõmus, et said üles, et sul ei olnud mingid see on muidugi, muuseas, kui ma läksin, mulle meeldib lennujaama minna Tallinnas ikkagi Citybiga, mis tähendab seda, et ma sõidan ise. Eriti varaste lendudega ma mitte mingil juhul ei taha seda, et hommikul kuskil 3-4 mul on umbes vaatan, kuidas kõik need 4 Bolti sõitjat üldse, kes on veel tühistavad seda, tead seda mängu see. Sa paned telli takso ja siis vaatad, Dmitri Sergejev ei võtnud vastu, siis tuleb seal mingi järjest need nimed, kes ei võta su sõitu vastu või mis iganes. Mina võtan Kalamajast sama, tavast ikka leian Citybi, jätan lennujaama pluss 2 eurot. Bolt, tehke järgi. Aga seekord hommikul ärkan üles, vaatan, et üks auto panin jooksu Balta turu juures, lähen võtan ära ja ma üldse vaatan, ma bronnisin ära ja see oli see Citybi reklaamauto Fiat Multipla, mis on limpakirjadega ja vot, kus seal on nähtavus, see on ju põhimõtteliselt akvaarium, issand kui kihvt, aga ma sain esimest korda elus Fiat Multiplaga sõita. Vot nii, aga meil on saateaeg nüüd otsa saanud, aitäh, et kuulasite ja proovime järgmine kord rääkida millestki muust kui automaksust. Ei, me ei pääse. Selge, siis ma Martinit stuudiosse ei võta. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.